Sel nädalal astuti väga valusasti ametkonna silma peale ettepanekuga vähendada kõvasti nende arvu. Aga enne kui lähme selle teema juurde, räägime uue Vabaerakonna esimehe Andres Herkeliga nii erakonna olevikust kui tulevikust. Andres Herkel, eelmisel laupäeval saite omale kohustuse viia Vabaerakond järgmistel valimistel Riigikogusse. Kas lahinguplaanid on juba valmis? No, lahinguplaanid ikka on valmis, aga eks neid lahinguplaane tuleb ka teha ja ümber mõtestada. No, lühidalt öeldes nii palju otsesuhtlemist inimestega kui võimalik. Kindlasti meid võib taas näha suvistel igasugustel üritustel väljas oma telgiga. Kindlasti me oma põhiteemasid, mis on demokraatia ja kodanikuühiskonna kaitsega seotud, toome Riigikogus uuesti esile seaduseelnõude vormis ja kindlasti me oma programmiga töötame edasi, nii et meil on vastu võetud väga põhjalik maailmavaate programm. Üldkoosolek andis volituse sellega edasi töötada, aga valimislubadused ja konkreetselt need selged ideed, millega me välja läheme, ka need on tööjärgus osalt veel. Aga üks on kindel, et sellega me kajame hästi kokku, mis on praegu kõneldud riigireformist. Me võib-olla ei nimetaks seda riigireformiks, mõiste natuke ära lörtsitud, aga kindlasti riigi kulude kokkuhoid. Mitte joonlauaga, vaid skalpelliga, nagu ma öelnud olen, et see tahab põhjalikku analüüsi, aga neid asendustegevusi ja dubleerimisi on riigil liiga palju. Teine asi ikkagi ettevõtluste tagant tõugata, tööjõumaksude vähendamine ja kindlasti, nagu ma ütlesin, kodanikuühiskond, demokraatia, isikuvabadused, need on Vabaerakonna teemad ja need ulatuvad kõikidesse poliitikavaldkondadesse. Olgu see siis kas või kuni hoolduskindlustuseni välja, selleni välja, kuidas sünniks rohkem lapsi, selleni, kuidas vanas eas oleks hea elada, sest ühiskond, kus ei ole noortel hea ja kus ei ole vanadel hea, see ühiskond ei too ka meile järelkasvu, nad on teineteisega nii tihedalt seotud. Et õnnelik Eesti on kindlasti üks hea märksõna, mille Artur mulle on maha jätnud. Meedias on palju räägitud sellest, et Vabaerakond võitleb sisemiselt kartelli erakonnastumise üle, et milline on teie visioon Vabaerakonnast? Meedias minu meelest sellest nii palju räägitud ei ole, aga see on üks ohuhoiatus, mis on siin meile seespoolt ka antud. Ma arvan, et see lähenemine, et me ei ole riigi ülerahastamist niimoodi laiaks löönud või seda raha ära kasutanud, et meil on ikkagi reservid. See näitab, et me tegelikult ka tulles erakondade rahastamise kriitikaga oleme tegelikult tegutsenud oma sõnade järgi ja seda me kavatseme ka edaspidi teha, et see küsimus sellest, et kas erakond või liikumine, see eeldab väga tasakaalukat lähenemist, et need liikumise elemendid kindlasti on Vabaerakonnas olemas ja need väljenduvad ka sõnas vaba, aga selleks, et valimistele minna, peab erakond kui struktuur ikkagi toimima ja siin on mingid tegevused, mis tuleb lihtsalt enne valimisi ära teha, mida lillelapsena päriselt teha ei saa. Ja ma arvan, et selles osas on mul piisavalt kogemusi, et need õiged tegevused enne valimisi oleksid tehtud. Visioonidest juba rääkisime, kuid mis on hetkel käsil, üritused või sündmused tulevad? Ega siin vaba suvega vabu nädalavahetusi ei ole, et kui niimoodi pilk peale heita kas või eelolevale nädalavahetusele, siis homme me oleme väljas Türi lillelaadal oma telgiga, oma metsamanifesti ja oma mitmesuguste algatuste tutvustamisega. Ma olen seal ka ise terve päeva. Laupäeval osaletakse suurel üritusel Tartus, mis vastustab tselluloositehase sellisel kujul rajamist sinna ja on kindlasti Tartu inimeste valdava enamikuga solidaarne. Pühapäeval seisab ees Nõmme piirkonna koosolek mul, kus ma osalen, nii et niimoodi võib vist päevi lugeda. Ja kui hakkavad järgmise kuu sees sisse tulema need päevad, kus midagi märgitud ei ole, siis sinna riburada pidi tekivad ka erinevad üritused ja erinevad kohtumised, kus on vaja kohal olla. Aitäh teile!
Külliki Kübarsepp, Vabaerakond tegi ettepaneku vähendada ministrikohti ja ametnike arvu. Mida see ettepanek täpselt sisaldas? Vabaerakonna fraktsiooni arutelude tulemusena jõudsime, et meie ministrid dubleerivad riigi valitsemist. See on viinud ministrite ja ministeeriumide pädevuse alla sellise normaalse valitsemiskultuuri. Ehk toome näited. Majandus-kommunikatsiooniministeeriumis on 2 ministrit, Urve Palo ja Kadri Simson. Kuulujutud käivad, et nemad ühte koridori ära ei mahu, kaklevad, kas see on mõistlik valitsemine? Ei ole. Teine Sotsiaalministeerium, mis on minu meelest avalikkuse jaoks üks problemaatilisemaid valdkondi, sest inimesed enam ei saa aru, millise ministri juurde peaks pöörduma oma küsimusega. Ja meie Riigikogu puldis oleme näinud, ega nad ise ka tihtilugu aru ei saa, et kes millega peab tegelema. Siis on Rahandusministeerium, kus on lisaks rahandusministrile ka riigihalduse minister. Vanad eelmised riigihalduse ministrid on öelnud, kui haldusreform on läbi viidud, siis võime selle ametikoha ära kaotada. Reform on läbi viidud, aga ministri amet on ikka seal ja me ei saa aru, mis funktsiooni ta täidab. Lisaks on aastaid räägitud sellest, et Keskkonna- ja Maaeluministeerium võiks kokku minna ja on ka räägitud sellest, et kultuurivaldkond võiks liituda Haridus- ja Teadusministeeriumiga, nagu on Riigikogus selline ühine komisjon. Et dubleerimisi on palju ja fakt on see, et meie rahvaarv väheneb ja me ei jõua seda riigiaparatuuri üleval hoida. Ja Vabaerakond leidis, et kuna meie Riigikoguna saame muuta neid seadusi kõige kiiremalt, mis ei puuduta põhiseaduse muutmist, siis selle alla kuulub ka valitsusliikmete ülempiiri seadmine. Et selline 11-12 ministrit koos peaministriga võiks see optimaalne valitsuse suurus olla. Ettevõtjate loodud Riigireformi SA tuli lausa välja ideega vähendada ametnike arvu poole võrra, mis pälvis tulise reaktsiooni siis ametnike poolt, kes asusid vasturünnakule, et riik kukub kokku, kui ametnike arvu vähendada. Et kummal poolel siis on õigus? Kindlasti riik ei kuku kokku, kui ametnike arvu vähendada, aga see peab olema kõik koostöös selles, milliseid ülesandeid ja funktsioone need ametnikud täitma peavad. Täna me oleme vastastikku selle faktiga, et ametnikele on antud ülesanne mõelda välja lisaülesandeid, et saada ministeeriumidesse raha juurde. Et iga aasta, kui nad lähevad taotlema uut rahasummat peaministri käest, siis nad mõtlevad uusi ülesandeid, milleks väidetavalt on vaja raha juurde. Ja see ongi paisutanud meie riigiaparatuuri. Siin on nüüd küsimus, kui suures mahus kindlasti tuleb vähendada ja mille arvelt, aga tõenäoliselt, nagu ma tõin välja, meie rahvaarv väheneb, meie maksumaksjate arv väheneb, meie riigiaparatuuri kulukus tõuseb, ehk mõistlik on selle vähendamisega tegeleda juba täna, aga see peab läbi toimuma sünkroonis siis ülesannete ülevaatamisega, mis on mõistlik riigi poolt teha ja mida mitte. Nii mõnedki on öelnud, et Eestis on nii-öelda ametnike diktatuur, kus siis ametnikel on igas valdkonnas otsustusõigus ja võim on nende käes, et kuidas seda kommenteerid? Seda kommenteeringi selle kaudu, et me tajume, et ministrid, kes näiteks lähevad ministeeriumi juhtima, nad ei juhi poliitikaid, visioone ei looda, vaid nad on muutunud, selle ametnikkonna üheks osaks administraatoriks. Suuremad küsimused on see ala, kuidas eurotoetuste fonde jagada või mingeid muid toetusi, aga mis on selle iva, miks nad sinna on läinud, millist poliitilist eesmärki nad täitma lähevad. Seda arutelu nad ei vea ja seda ka loomulikult siis ei täideta. Ehk sellest võibki defineerida selle, et ministri üle on ametnikel väga suur võim. Aitäh!